Suve alguses, kui pillimehed niisama jõude passisid ja piirangute leevenemist ootasid, kutsus mu kunagine kursavend Arlet mind Eestimaad avastama. Siiani on Piibe maantee pakkunud meile kuhjaga vaatamist ja uusi kogemusi. Oleme Arletiga võistelnud erinevatel aladel ja mis põhiline, lõbus on olnud. Seiklus jätkub. No võt, on äge Eit. See on muideks Anija Eit, kes tervitab kõiki Anija valda saabujaid. Praegult tervitab meid. Kas sa oled seda trikki näinud varem? Olen Jõelähtmel, olen Anijes, olen Jõelähtmel, siit läheb valla piir, võtta. Wow! Nii, ja mis meil siis täna plaanis? No esimese asjana suundume Anija valla keskusesse Kehrasse. Tuleme näitama. No lähme vaatame. Jaagup, me oleme jõudnud endise raudteejaama juurde. Vaata, häda on selles, et igasugused vanad hooned kipuvad lagunema. Aga siia Kehra raudteejaama on tehtud suurepärane muuseum. Hoopis puused. Lööme õige hambad sisse. Lööme. Nii ja. Kas siis Kehrast käis lahing otseselt ka läbi või siin? Ei, otseselt Kehrast ei käinud läbi, vaid see lahingupaik jääb siit 3 kilomeetri kaugusele Aegviidu poole. Jumala tore etendus käib. No ongi tore etendus. Ma olen saanud siin väga suurepärase diskussiooni. Kus ma ütlesin, et ole? Mis see nimi on täpselt? Me oleme praegu siin Kehra vabadussõja murdelahingute muuseumis, aga nukuetendus käib meil siin Kehra lastele praegu. Kas tihti käib? Ja ikka. Iga natukese aja tagant Kehra nukk mängib meil siin. Mis siin veel toimub? No meil toimub siin kontserte, konverentse, näitusi. Kohe mõne nädala pärast avame me siin uue ekspositsiooni, Kehra ajaloo ekspositsiooni. Vaata, kui tore. Sul ei ole midagi öelda. Mulle meeldib Kehra. Ma olen siin sündinud ja üles kasvanud, koolis käinud, siin pikalt õpetajana töötanud ja Kehras on kõik eluks vajalik olemas. Ei ole vaja kuhugi kaugemale minna mitte millegi olulise pärast. On ääretult sümpaatne, et see linnaruum on saanud nii palju ilu. Ma tean, et Vahur Agar on need joonistanud ja Helena Anni. Ja minu meelest see idee on nagu täiesti pöörane. Kuidas õpetada lastele linnulaulu? Selle peale ikka annab tulla. No minu meelest on see ka üks uhke värk ja muideks tead, mis see on kõige toredam. Kõik need puud, mis siia maalitud on, need on reaalselt pargist maha võetud puud, 3D-na siia kuvatud ja täpselt maha joonistatud. Väga-väga hea idee ja minu meelest peaks... Siuke asi võiks olla iga kooli juures. Absoluutselt. Ja neid peaks rohkem olema selliseid teistmoodi ideid. Olid niidu rohelust täis, pilv taeva võlvis vaid harva üle käis. Peegeldas päike ja suve selges vees, niitude vahel, kus kulges meie tee. Niitude vahel.
see uks muideks on siin teenijate uks. Näed, siin on mustad jalakohad. Siin teenijad seisid ja ootasid, kuni pererahvas sõi. Sellepärast on siiamaani muideks. Ja siis, kui oli vaja hiilisid, ups, niimoodi siia minema. No võt, see ongi siis mõisa söögisaal, noh. Kas me seda söömegi? Oi, kui ilus, vaata. No proovi. Vaat selline võis välja näha ühe mõisniku söögilaud, Jaagup. Aga see on plastmass, palun ära hakka seda õgima. Kui kurb. See on mõisarra, kes siin magab, aga no, võime ju teda lähemalt vaadata ka. Käikas! Nii, vaata, Jaagup, kui sa nüüd tõesti tahad ennast mõisnikuna tunda, siis seda tuba siin mõisas on võimalik välja rentida. Palun, magad prouaga siin ja siis tuled mõisalikku tualetti. Väga äge. Proovid ära või? No miks mitte? Siiski ootan kevadetuud, niitude haljus ja palju. Siin Anija külje all on üks talu, mis on praegult Harudevahe, aga vanasti oli Reitevahe. Kord oli talupoiss siin tööl ja tuleb proua küsib, et kus teie tulete? Talupoeg ütleb, mina proua tulen Reitevahelt. Ossa, kus proua solvus, aga kubjas oli tal asja ära seiletanud, et Reitevahelt. Siis pandi talule uus nimi, Harudevahe. Siin see Anija mõisa kohvikukokk on otse Itaaliast. See on muideks haruldaselt hea keskkond ja haruldaselt hea söök. Kuidas tundub? Aga Itaalia pärased kiluvõilevad. No need ongi Itaalia ja Eesti miks. Noh, on nüüd tule. Mulle meeldib Anija vallas elada, sest siin on kaunis loodus ja toredad inimesed. Tere, Tanel! Oi, ongi Tanel. Jass! Näed, tuled, mõtled, ostad poest väikse vee ja keda leiad? Tšau, mees! Tšau, sõber! Nii. Ei, no istu. Käid siin tiiti söömas? Kuule ikka juhtub, jah? Selle soodla poeproua olla suisa saanud medali sellest, et nad on nii kaua siin poodi pidanud. Ma saan aru, ligemale 100 aastat. No seda ma täpselt ei saanud aru, kas sama proua kogu aeg. Ma olengi käinud siin 100 aastat, kui ma purksis Sina ka, ja. Tundub küll, ei, selles mõttes on siin ikka müts maha ainult inimeste eest, kes selle kohta ongi hoidnud siin elus ja vaatamata kõigele... Sina ei ela ju ka kaugel. Ei ela. Ma olen Voose külas, läbi metsa natukese maad ainult. Jaagup, lähme võtame oma veed ja... Kuule, aga äkki tuled kaasa meiega? Me läheme praegult Kõrvemaa keskusesse lahingut pidama. No, lahingut pidama. Lahingut mulle meeldib. Aga tule kaasa, kuule. Ma tulen, aga ma söön oma purksi ära. Aga millega sa oled? Ma tulen natukese aja pärast. No väga hea. Olgu, tule võtame veed ja me tuleme järgi. Poiss siin või tüdruk. Sinine tüdruk. Jaagup, Jaa. mis sa nüüd leidnud? Tavaline harilik, Eesti harilik kilpkond. Näe, kes tuleb. Te näete kahekesi küll välja nagu tsirkusekarud. Tanel, millega sa sõidad? Ma ei julenud Jassi ees ennem öelda, et mul on tegelikult ka ikkagi selline tuleviku teema ja nägemus. Mille oma see on? Kes asi see on? Kilpkond. Ei, seda ma saan... Oi, vabandust, Charlotte jälle jooksis ära. See on teie loom või? Jaa, ta jookseb niimoodi, suvine aeg ja ikka siin läheb rändama natukene. On teil neid veel või? No mõned ikka on. Tahate vaatama tulla? No, lähme.
oi kui, Need on panterkameelionid. oi kui ilusad. Tahad sa kätte ka? Ja muidugi. Tere, kas ta muutub nüüd minusuguseks või? Ei, ta ei muutu sinusuguseks. Kuulge, sa ei saa lõppe hästi, ta ronib. Ta ronib pähe. Ja varsti ta on Arleti pintsaku mustriga, jah? Jah. Kas need on sul 2 või 1 siin? 2. Peika ja Pruuta. Vapsti. See on Smilers. Smilers? Jah. Smilers! Vaata, tal on siin sama peal on Smilikused ja vaatad mõlemal On jah, pool. oi, on jah. Aga see on Terminaator, jah? Ei, see on Nexus. Nexus! Näe, Terminaator on siin see. Ei ole. Kas selle võib kätte võtta või? Kas ta teeb midagi ka või? Ei tee. Sellele tüübil meeldib pealaspidi näiteks viibida. Tundub, et ta on niimoodi harjunud. See on banaanipoiss. Banaanipoiss? Jah. Ei tea, miks. Tšau, banaanipoiss. Meie kohtusime sinuga nüüd täiesti juhuslikult siin maantee veeres tänu kilpkonnale. Aga ütle, kas inimesed saavad selle külla ka tulla siia või? Väga mitte. Kui ilusti küsida, siis vast ikka saab. Issand jumal. Villapalus madusid paitama. Kus sul on see Facebooki või kuidagi? Ja Facebookis on oma leht Exobet ja võib siis sealt kaudu vaadata lisainfot ja pilte meie loomadest ja tegemistest. Natuke nüüd sulle ka teadmiseks. Sinu Voosa päikesekodus me teeme ju sügisel etendust Palusalust ja vaat siit lähebki õkva sirge tee Villapalus Palusalu talusse, mille president talle kinkis. Vaat niimoodi, et see Villapalu ongi selles mõttes võib-olla kõige kuulsam koht üldse. Ei, ta kindlasti ongi, jah. Ja ma loodan, et Voose saab ka nüüd kuulsaks pärast seda, kui Tänu Palusalule. Jah, Palusalu etendust seal teinud. Ma ise usun, et me teeme ajaloolist asja siiski sinuga seal. Jou! Tšau! Tervist! Jaagu, proovi teinekord, proovi. Sa näed, milline rahu ja mõnu on vaikselt sõita, on ju? On ju, Tanel? Hääletame. Ma leidsin siit üldse mitte rahulikud ja vaiksed mehed. Kes need on? Need on Kehra käsipallimeeskond. Igavesti kõvad mehed. Aatsa Kehra ju. Aatsa Kehra. Ja just. Tervist, sõbrad. Lubasid meile õpetada, kuidas see asi käib, see ümmarguse palliga mängimine. Me hakkame Aatsa Kehraga mängima käsipalli. Kas te siin Kõrvemaa keskuses muidu ka sporti kätte tegemas? Tihti nõudi laagerdate või? Ikka discgolfi mängime ja talvel suusatame. Discgolfi mängid ka või? Kuidas rajad on siin? Eesti parimad. Ma olen käinud ka ühe korra discgolfi mängis. Mul on pikad visked, ma panen ikka korraga teinekord mingi 50 meetrit ära. Palju sul on? 120. Me oleme vormis. Nii, mehed. Teada, kuidas see mäng käib? See pall käib sinna väravasse. Väga hea. Nii, see on selge. Arlet, sina oled väravavaht. Sul on kiiver olemas. Kas ma võin visata ikkagi või? Sa võid visata ka. Ja Jaagup ja Tanel, teie ülesanne on sööduga minna ja visata pall Kehra poiste Aga sa väravasse. vist joosta ei tohi palliga koos või? 3 sammu. Palliga ja põrgatus. Minna täiega peale. Täiega peale, selge. See on Kas keegi nagu on kaitse ka peale minu või? Ei. Mulle meeldis Arleti lause, et me oleme vormis. Ühesõnaga, mis seal Paneme käed kokku. 1, 2, 3. Vormis, turmi! 1, 2, 3. Ja vise! Ja vise! Tulge kaitsesse! Tehke midagi! Liiguta! Me oleme 3-2 vastu. Kuule, räägi, kuidas sa ära käisid? Et ta sisse saaks, mis peaks tegema? Minut, paus. Mul on uus plaan. Anname alla.
praegu kohe. Nende vastu. Anname kohe. Anname enne, kui me hakkame piili. Päris markidest, jah. Nüüd on ikka jokki. Paisare. Siin ei saa ka. Aeg! Näed, lõppeski mäng otsa. Huvitav. Minule meeldib elada Voose külas, sest me oleme üks osa Kõrvemaast ja Kõrvemaa on selline piirkond, kus on kõige ägedamad inimesed, kõige ägedam loodus ja isegi meie käsipallikoondis HC Kehra on üks Eesti tippudest, nii et go! Anija vallas on hea elada, sest siin on maailma parimad sportimisvõimalused. Minu meelest on see nii äge, et nad on kõik vanad asjad ikkagi mingisugusel hetkel, eluhetkel nagu korda üritanud teha, et siin on veel nipet-näpet muidugi teha, aga aga sellel kohal on tegelikult väga pikk ja sügav ajalugu, enam kui 150 aastat. Jaagup, mulle tundub, et algab ajalootund. Kohanimi Aegviid on tulnud sellest, teab rahvas ju rääkida, et piibetee ehitajad siinkandis kangesti tee ehitamisega viivitasid. No jah, eks ma võin neist aru saada ka. Ilus kant, ilusad metsad, ilusad tüdrukud. Aga see raudtee, vaat see valmis ruttu. 1869. otsustati seda teed ehitama hakata ja juba 1870. lõigati paruni härrade poolt lõksti lint läbi. Rahvas kutsus seda apelsiniteeks, sellepärast, et siia apelsinid palju kiiremini jõudsid Peterburist kui pealinna Tallinna. See jaamahoone, see oli 3. kategooria jaam. See tähendas seda, et siin pidi olema oma jääkelder, oma jaamahoone koos puhveti ja ootesaaliga, lisaks teenistujate eluruumid ja depoo 1-2 vaguni remontimiseks. Ja selliseid 3. kategooria jaamahooneid oli tervel teel vaid 2 tükki, teine oli Jõhvis. Teise maailmasõja ajal loodi arvutid, et Gagarin käis 62. kosmoses. Tänapäeval on jalgratta tegemine ka nii palju keeruliseks, ma ei saa enam. Kuidas see siis lahti käib? Ei tea. Vabandust, teate, kuidas see töötab või? Tean küll, jah. Aha. See on selline lihtne süsteem, et võtad ja skännid siit selle sisse ja... Ja siin on mingisugune kaartki peal, kus on Anija, Kehra, Aruküla, Kostivere. Kas neid rattaid saab siis igale poole jätta pärast? Põhimõtteliselt küll jah, et siit võtad ratta, sõidad Kehra või Kuusalusse, jätad ratta sinna, lähed sealt edasi. Ei ole üldse probleemi. Nii, aga mis maja see selline on nüüd siis nii ilusti korda tehtud? Ja see maja on Aegviidu tervisedepoo. Et põhimõtteliselt sa võid tulla ülikonnaga siia, vahetad oma riided, laenad siit tõuksi või jalgratta või rulluisud, talvel suusad, käid teed oma tiiru ära, tuled tagasi, käid saunast läbi ja vaid ülikonna selga, lähed tööle tagasi. Kuule, no aitäh sulle väärtusliku info eest. Eks me elame nüüd jälle targemana edasi. Katsume selle rattaga siit lahti saada. Mulle meeldib Anija vallas elada, sest siin on väga ilus loodus, siin on palju järvi. Siin on väga toredad inimesed ja mõnus õhkkond. Nii, Jaagup, kohal juba 38. aastast tegutsevas puhkekeskuses, nimega Neljärve puhkekeskus. Me täna siis ööbime. Muideks Konstantin Päts käis ise siin muideks huvitamas. Aga ma arvan, et ma pean sulle seda natuke lähemalt läitama, nii et tule vaata, siin on imes järv. Siin on Purgatse järv on siin. Siis kõrval on Urbuks, siis on Vahejärv ja Nikerjärv. Aga tead sa, siin Aegviidus suvitasi oli õigemini sõja ajal ka Eesti pataljoni orkestriga Raimond Valgre. Räägitakse, et tal olla siin ka järeltulijaid ja sellest ajast saadik olla ka Aegviidu lapsed äärmiselt musikaalsed muideks. Aga Raimond Valgre tegi ka Aegviidu valsi. Ja mul on praegu süda natukene nagu rõkkab sees. Kuna seda laulu väga ei laulda, ma laulan seda sulle ise. Mul on pill kaasas ja Jaagup ja personaalne kontsert täna otsa sulle. Seal Aegviidu mängide vilus, kus sinavad järvede vee, on alati olla nii ilus,
kesktalvel ja suvisel ööl. Seal talvel on lumised hanged, keskpõlised härmatanud puid ning suuskureid noori ja kangeid viib edasi vallatlev hüüd. Oi, Aegviidu on kaunis koht, nii suvel kui ka süda talvel. Rõõm valdab seal iga. Aga tänane päev? Ma peaaegu, et tõenäoliselt vist tähendab päris kindlasti ostsin endale ühe ussi ja mul on sellist madu kindlasti vaja, et püüta nüüd koju hädasti on vaja. Ja muidugi nende käsipallipoistega teeme nii, et järgmised spordid, mida me teeme, kui sa veel midagi oled plaaninud, siis ikkagi paluks ikkagi mootor oleks ka küljes. Mul on natukene kahju sellest, et meie lihtsalt läbi saab. Kuule, nii on. Me olemegi juba Jõelähtmel ja... See on ju kohe kodu külje all. On ja seal on, ma ootamas, ma tean, Ajaveskimeid, lisaks Kostivere kultuurimõis, Jägala juga muideks, kus me lähme homme. Sahakabelus see lähme. Läheme küll. Las ma pakun välja, seal siis mingi ajalootund tuleb. Kõik on võimalik. Kuule, aga ma ei saa rohkem. Hakkame, head isu. Ühte võluvat neiukest näed, kui saatusest määratud nõnda, et ühine on teie töö, siis leiate peajutu lõnga ja ümber on soe suve öö. Oi, Aegviidu on kaunis koht, nii suvel kui ka süda talvel.